Kükk kang turjal. See on nüüd selline harjutus, mis sõltub hästi palju sinu anatoomiast. Et kui pikad su näiteks reieluud on ja mis nurga all nad täpselt siin asetsevad puusa suhtes ja nii edasi. Aga kuldreeglid on siis sellised. Ehk siis hakkame jalgadest pihta. Tavaline on selline jalgade laius, õlgade laiuselt. Ja. Võib ka laiemalt, paljudele sobib ka niimoodi. Aga ütleme kitsamalt, see sobib väga vähestele. Ja. Et tavaline on selline õlgade laiuselt. Nii, ja varbad vaatavad kas ette või siis väljapoole, ka kuidas sulle paremini sobib. Ainult, kui varbad vaatavad ette, siis põlved liiguvad ka ette. Kui varbad vaatavad välja, siis põlved liiguvad ka välja. Ja, et põlv liigub alati varvaste suunas. Siis põlvedest veel nii palju, et kui sa kükki teed, siis põlved võivad üle varvaste natuke minna küll. Muidu sa ei saagi teha, kui sa surud neid siia taha. Lihtsalt, et sa ei läheks nüüd nagu ainult põlvedesse, jah. Et mõnikord hakkavad inimesed kükkima niimoodi, et põlved lähevad ennem ja siis läheb tagumik taha. Et põhimõtteliselt on ikkagi nagu diivanile või toolil istumine, et kõigepealt hakkad tagumikust liikuma ja siis lähevad põlved kõveraks, jah. Natukene põlved üle varba on täitsa okei. Peas, et sul kand maha jääb ikkagi surud kannaga, mitte ainult varvastega. Siis see sügavus. Selle osas on ka palju küsimusi, aga võtame jälle selle kuldse kesktee. Et kui sa nüüd maaga paralleelseks saad, et reied on maaga paralleelsed, siis on juba päris hästi. Et kellel anatoomia lubab, siis sa võid lasta ka allapoole, kui seljad ei hakka näiteks. Aga ütleme, kuldne on siis, kesktee on siis, et kui põlved ja puusad on ühel kõrgusel. Nii, selg, et siis seljast liiga ette ei kaldu, jah. Et ei oleks nii, et sääred on maaga risti ja selg on näiteks nii ees. Et võid võtta niimoodi, et näiteks see säär ja selg oleks ühe nurgaga. Jah, et siis on selline ka hea reegel. Et jah, lase siit alla. Jah, et ei lase nii, et sääred on täitsa sirged ja siis selg on liiga ees. Või et ma ei tea, põlved on liiga ees ja selg on täitsa sirge. Nii, ja nii siis ongi. Õlgade laiuselt, põlved varvaste suunas, tagumik liigub taha, kand jääb kindlasti maha. Maaga paralleelseks, näiteks selg nii sirge kui saad. Nii, ja kangiga, kui me nüüd võtame kangi ka, siis kangi võid panna siia trapetsi peale, võid panna ka natuke allapoole, aga trapetsi peale on selline kuldne reegel jälle. Ja kangi lihtsalt võid, et sa seljas siis läbi vajuks ikkagi selg sirge oleks, siis võid suruda siit niimoodi köönukid kehasse sisse ja siis kõik need samad reeglid kehtivadki. Hakkad minema, kopsud täis. Kõht pingesse, nagu teeks planku, tagumikust taha, põlvedest alla, paralleeli välja umbes ja surud jälle üles. Üleval saad puhata, jälle kopsud täis, kõht pingesse ja tagumik taha, põlvedest alla. Ja. Üleval siin, ütleme, tagurpidi ei pea lükkama, siit kanni ei pea isest pingutama. Ja mõned teevad nii, et peavad üleval nüüd ette kallutatud asendisse. Ja. Et see on küll mugav, et siis ei pea nagu iga kord seda liigutust uuesti alustama, aga niimoodi võib avaselg päris ära väsida, nii et üleval võid puhata, oled sirge, kopsud täis, kõht pingesse, keha on tugev, surud köönukid siia sisse, alla, põlved kokku ei vaju, eks ole, niimoodi muidu hakkab põlvedele, et põlved surud pigem laiali ja ülesse. Ja seda on hea teha ka, et harjutada seda, et sa ei suru ainult varvastega üles, on hea teha ka näiteks kastiga, et paned kasti siia alla, pluss kastiga on hea mõõta seda sügavust, eks ole, et kas saad enam-vähem maaga paralleelseks või ei. Samamoodi, jah. Tagumik taha, põlved kokku ei vaju. Selg sirge, nii sirge kui saad. Ja ülesse. No see on okei, see läks jälle